Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkti saab õige vastuse ja naljaka mõttekäigu eest. Alustame. Koomikud ja küsimused on teieni Kulbet. Minu nimi on Kaspar Ikerpil, mina on teie tänane saatejuht ja minu kõrval on nagu ikka kord ja kohus küsimuste meister Karl-Alari Varma. Aitäh! Karl, ma juba tean, kes meil täna külalised on. Kapten, meil on palju muusikuid. Mis meil täna küsimusteks tuleb? Tuleb ka mingi muusikateemaline? Tead, ma teen hoopis niimoodi, ma ütlen ühe küsimuse vastuse veits ette. Nii? Häia! Okei. Ärme seda rohkem tee. Väga hea, aga lähme parem tiimide juurde. Meie nüüd sinise tiimi külaliskapten on ei keegi muu kui Tigran! No nii, Tigran, oled valmis, peab selle võidu koju tooma, kus oled ettevalmistud ära teinud, kätekaardised on tehtud. Ma olen välja nagu selle venna manager. Selles suhtes küll, ja siuke ihukaitse turvamees manager. Ja füüsilist teraapiat enne, kui me seda on näha. Aga Dix ei ole siin üksinda, Dix on siin koos duo ühe poolega. Teema kõrval on keegi muu kui Klišeerik. Juhei! Võtame vastu. Erik, kui see on mingi teema, mida sa täna tahaksid, see on mingi siuke huvitav teema, kus sa tead, et sul on eriti palju teadmisi. Tead, ei ole. Ei ole? Sa oled kõigeks valmis? Ma olen trivias nagu kõige halvem Eestis. Soome rahvuspargid. Aga Soome rahvuspargid. Soome rahvuspargid. Ma oskan valetada, äkki siis ma saan midagi sellega. See on selles saates väga oluline osa. Kui sa suudad veenvalt valetada ütled esimese vastuse ära, see on vale, vastavad nemad saavad vihje ja saad pärast lihtsalt minna võtta selle punkti ära. Nii et see valetamine on väga hea otsus. Aga see ei ole võib-olla nii lihtne, siis teie vastas on teine tiim, teie vastas on punane tiim, teie vastas on punane tiim kapteniga Sander Eigo! Nii, Sander, võib-olla tutvustad ise, kes sinu kõrval täna istub? Minu kõrval istub... Ei vaja. Ta ei vaja enam tutvustada. Võib-olla teeme teistpidi, et võib-olla külaline tutvustab Sander. Okei, tutvusta ikka meile. Kes su kõrval? Mina ei tea, lambiõli. Armastatud räppar ja oleme nüüd ausad, kultuuriline fenomen Max. Jõu. Max, mis on, sul on mingi teema, mida sa tahaksid? Kas sa tunned, et on mingi teema, millest sa tead rohkem kui Erik, et sa saaksid nagu kohe kindlalt minna tiimile punktid ära tuua? Ma ei tea, mingi kõik Eesti asjad äkki või? Kõik Eesti asjad. Ta ei ole Eesti kultuuriruumis, seega võib-olla see mu eelis. See kõlab nagu ma olen täiega Soome kultuuriruumis, aga ma ei ole kusagil lihtsalt. No võib-olla siis sa elad seal, siis on nagu... Soome laht. Okei. Praamitoidud. Väga hea. Aga lähme vaatame, mis küsimused meil täna ees ootavad. Nii et Karl, tutvusta meile meie tänase saate esimest küsimust. Ma teen esimese siukse, see tundub isegi võib-olla siuke kõige rohkem klassikalise trivia moodi küsimus. Mis on kõige kiirem lihas inimese kehas? Kus asub kõige kiirem? Sfinkter. Ei ole või? Sfinkter on sõna ja tegelikult neid on palju, see sfinkter on lihaste sõõr, nagu rõngas, eks ole, neid on palju. Aga see ei ole kahjuks õige. Ma tean, mida sa mõtled selle all, millist sfinkterit, aga... Aga ma pean ütlema, et see tuli väga kiiresti. Sfinktereid on mingi 50 kehas, siin, seal, kus iga... Kus on täpselt mis on kiirem lihas, siis näita, ma ei ole kunagi kasutanud seda. Kindlasti oled. Ma ei kujuta hästi, tead midagi või? No loogiliselt mõeldes see oleks nagu jalas äkki või? Sa pead tõukama. Tüüp on nagu Champions League. Sa tead vastust. Või on kolmandas jalas? Noh, jõudsimegi. 30 sekundit ja kohal. Mul on tegelikult, ma arvan, et Tigran teab õiget vastust, sest ta siin oli väga... Vaata mulle ka otsa vahepeal. No punane tiim, mis te mõtlete? Ütle. Silm. Suu. Silm, mis silm lihtsalt? Mingi lihas seal. Laud äkki. See on õige vastus! Punanese tiimil tuli punkt ära, palju õnne. Silma pilgutamise lihas siis. Silma pilgutamise lihas. Orbicularis oculi. On või? Jah. Sest et see lihas nagu ongi ju see... Ta on sfinkter lihas, jah. Aga see liigutabki seda laud.
Sa ütlesid tehnilise mulle ja milline on kõige kiirem lihas ja sa ütlesid, no lihas. Kohe kauplema. Jo, ma olen näinud Sandri pealt ju, kuidas siin pool on õhus ja pool nõus siis, kui ka väga palju vihjetega vastus ära tuleb. Nii, aga lähme edasi järgmise küsimuse. Aga te olite juba õigel teel. Alles 1-0, lähme. Jalg on suht kaugel silmast, aga... See oli ikka tõesti loll vastus. Rahu. Nii, lähme nüüd punase tiimi juurde vastuseid andma punkte. Nii, minu lemmik Keskaja Inglismaal. Keskaja Inglismaal tuleb mees ja valab õlut puidust pingile ja istub nahkpükstega peale. Mida ta teeb? Mida ta teeb? Võib-olla alustame seekord punasest tiimist. Mida ta teeb? Elab. Keskajal mees tuleb, valab õlut puidust pingile ja istub nahkpükstega peale. Mida ta teeb? Kui sa leiaksid ennast sellest olukorrast, mis sa tunneksid, et sa oled saavutanud? Ma ei tea, äkki vaata grippi tekitanud nagu persega kuidagi, et see paneb kleepuma kuidagi. Arvad või? Ei. Kõige kiirem pool. Ma ei tea. Sa võid julged edasi minna, sa tegelikult oled õigel teel. Aga milleks sul oleks vaja seda teha üldse? Et see... Oota, ütle see küsimus korra uuesti. Et mees tuleb keskaegsel Inglismaal, valab puidust pingile õlut. Pingile? Pingile ja siis nahkpükstega. Ta maha ei kukuks nagu, saad aru? Nahkpüksid. Oota, äkki see on mingi transpordivahend, et tal on nagu päriselt mingi rongis või asja, sul nii haigelt käib, vaata, see on vaja perse stabiilseks tõmmata. See on siis mõttes, et... Point on lihtsalt see, et see nagu libiseks äkki või? No ütleme niimoodi, kui sa neid lapata tahad, siis ei, sa oled nagu siin on tegevus, et see asukoht otseselt ei määra, et siin on konkreetselt see tegevus, et mille jaoks seda tehti, mis on selle asja eesmärk. Tõesti, võib-olla seda nakkumist natukene on seal. Ma olen piisavalt spetsiifiliseks, ma ei oska nagu edasi minna. Okei, hästi imelik suhtumine. No, siis perse pingi pealt maha ei kukuks. Ei libiseks. Ei libiseks. Aga libiseme sinise tiimi poole. See on teie vastus. Aga siin on selles suhtes, kui te mõtlete nüüd näiteks vihjete peale, otsite vihjet. Ta tahaks pigem libiseda. Arvaks nagu, et kui sa teed pingi märjaks, siis istud peale ja siis on just libedam ju. Aga see on õlu. See on õlu. Oled sa kunagi, mõtle, mis põrandale ka juhtub, kui õlu on põrandale läinud. Davai. Ma mõtlesin, et miks sa nii lolli asja ütlesid, aga nüüd ma saan aru. Ma ütlesin ju. Aga mis teeb selle, et see õlu ei ole märg? Siin ei jää lihtsalt märg läbi. Aga milleks sa sellist asja üldse see mees teeb? Mul korra tekkis mõte pähe, et äkki see on seotud nagu nahast püksid. See peab olema äkki nahast pükste mingisugune väike õllega hooldus või mingisugune... See on nagu pükste hooldus. Ma ei tea, kes teeb täna. Aga mis need püksid jalas peaks olema? No seda ka ei tea. Nahkpüksid. See on Kaspar lihtsalt küsib kogu aeg seda. Aga Eerik, mis sina mõtled? Eeringas. Ma kuulsin sul. Ta on sinu tiimis. Ma tean, ma olen ta manager. Ma tulin siia nagu siuksega, et ma panen üli hästi, aga nagu ma reaalselt, ma olen nagu siin nagu mingi... aga... Ei, ära... Ei, ma ei tee ennast alla, ma lihtsalt nagu see on keeruline küsimus. Mõtle vastusele. See on mingi puutöö. Ei, mul on tunne... Ma arvan, lähme veel laiema vihje juurde, siis saavad mõlemad tiimid nüüd läheme väikse... Pindu perse ei saaks või et püksid katki ei läheks? Ei ole. Tähtis on see nakkumine. Just. Kui on liiga palju nakkumist, siis midagi toimub. Siis on liiga palju suhkrut õlles. Milleks seda vaja teada on? Mida? Ma olen siiamaani... Mul on tunne, ma ütlen vastuse ära. See on liiga palju kleepu. See on keskajal kontrolliti õlle kvaliteeti niimoodi. Et kas sul on õigesti tehtud õlu, et kas seal on liiga palju suhkrut sees või mitte. Ja kuidas siis oli perse peal oli mingi teist värvi laika? Kui liiga palju nakkus kleepus külge, siis oli liiga palju suhkrut sees. Et sa tahtsid sealt nahkpükstega puidu pealt ära libiseda. Kui oli see, siis oli see õlle tegija pani liiga palju suhkrut sisse ja tegi nagu nii-öelda alla kvaliteeti ja arvestust õlut.
kas ta mingi paremaid lahendusi ei leidnud? See oli keskaeg, see oli vastus. See oli vastus, jaa. Ühesõnaga, te olite õigel teel, lihtsalt päris ära ei vormistanud. Aga see punkt ei jagamata. Vahva fakt, lähme edasi. Meil on seis on 1-0, 2 küsimust on tehtud, lähme 3. küsimuse juurde. Kes olid esimesed kuuma õhupalliga reisijad? Kuuma õhupalliga esimesed reisijad. Need pidid olema valged inimesed. Mis mõt, kes? Kes on... Mingi rahvus nagu või... Kas te tahate nime? Inimesed. Ei, muuseas ei. Oota. Mõelge natukene, võib-olla ma ütlen paralleelide peale, sest tegemist oli katsega. Kohe ei panda ju inimest, võime kohe öelda, inimesi ei olnud. Seda ei ole. Kelle nad lasid taevas? No mingi koera. Kas te ei maini? No mingi haige vastus, sest Karl on jõhker peal. Ma ei öelnud, ma ütlen esimene reisija. Reisija või? Okei. Aga ma juba vahepeal ütlesin ära, et see inimene ei ole. Siis on lihtsalt, et muidu Emba kumba ütleb selle ära ja siis saate juba edasi minna. Aga punane tiim on mingi mõte. 3 õiget vastust on, ütlen nii palju. 3 õiget vastust. Jah, ma võin iga ühe eest punkti anda. Praegu, ilma... Hetkel jah. Hetkel on 3 punkti potentsiaalselt. Saate ükshaaval pakkuda loomi nüüd. No... Kui on üks loom, kelle sa, kui sina nüüd mõtle, Max tegid ise praegu kuuma õhupalli ja sul on võimalus panna üks loom sinna sisse. Millise looma sa paneksid? Kariu ära oma vastus. Hamster. What up? Ei. Aga see on nii armas. See on armas. Siis sa ei pea suurt õhupalli tegema. See on väga eeslased. Kuidas saaks odavamalt? Ja seda Eesti kultuurist nii mõndagi. Kas ta on elus või mitte pärast? Ahvu peal käinud. Ma ütlen vihjeks võib-olla, et see toimus Prantsusmaal. See oli Prantsusmaal. Mis loomad on Prantsusmaal? Kõik loomad. Kõik loomad. Mis loomad on Prantsusmaal? Ei, see peab olema keegi, kellest sulle nagu... Või keda on sitaks? No pane üks siis konn, on ju. Ma just tahtsin öelda, et konna ikka ei saa. Mõlemad vastu, valed. See on ikka piisavalt. Mina tahaks üheks vastuseks öelda mingi lind. Sest ta saab alla lennata. Mingi lind. Aga meil on siinpool on kõik loomad ja siinpool on mingi lind. On need vastused. Jaga punkti. Ei lähme spetsiifilisemaks tegemist on loomadega. Tead, ei ole, üks on loom, 2 on lindu. Koer tuli siit poolt. Vale vastus, 1 on loom, 2 on lindu. 2 on lindu? 2 on lindu, ära anna vale info. 1 on siis tuvi, on ju. Ei ole ka see. Mõelge talude peale, mis sul talus on? Kana. Peaaegu. Part on üks õige. 1 punkt on olemas. Mitte kana, kukk. Kukk on õige. Me oleme jõudnud esimese klassini. Me oleme nüüd lasteaia näinud. Järgmine küsimus on, mis loom teeb määr? Me oleme kõik viied, see nuss. Mu eriraund on see, kus ma nendele paberid ja pastakad joonistage, lammas. Mitte kana, aga. Aga ma ütlesin ühe õige vastuse välja, 3 oli lammas. Nii et lammas, part ja kukk pandi. Nii et ühe pooliku saate endal sinna üles keerata veel päris mõlemad ütlesin nii, et... See algab nagu mingi kuradi veider anekdoot. Ja te saate ühe pooliku panna. Pool on punkti mõlemal. Aga ma ei tea, siin ei ole formaat. Kui tuleb veel üks poolik, siis ma ütlen, saad punkti ära keerata. Või võid, jah. Ühesõnaga, praegu jääb nii, poolik on õhus. Väga hea. Siis siuke küsimus. Mis oli esimene ilufilter, mida kaameratel kasutati? Ilufilter, mida kaameratel kasutati? Kui me mõtleme, nüüd on kõik äppides. Aga vanasti kaameral... Me läheme ajas tagasi. Täna on nagu mingid eriti sitad küsimused. Iga saade on sama jama. Esimene ilufilter. No milles sa teeksid ilufiltri? No kui sa peaksid ise praegu hakkama tegema filtrit, tahad ilus välja näha, sul on posteri pildistamine. Mingi sibula. Ma lasen juba mitu aastat joonistada. Oot, millest sa saad teha pildi läbi? Mingi värviline klaa, veinipudel. Lambasool. Me pakume lambasoolikas. See ei ole õige vastus. Aga see ei ole väga kaugel. Mõte on enam-vähem õige. Soolika mõte... Ei ole loomne asi, ei ole soolikud, aga selles suhtes midagi sarnast. Mingi väga kaudsel viisil. Mida? Kui sa pärast vastust kuuled, sa saad aru. Jaa. Nii. Sealt tuleb midagi. Andsime vihje ka vahepeal, kas sa kuulsid? Ei.
Seda ma arvasin. Ma mõtlen vastusele, mis vihja oli? Nemad pakkusid soolikas. Ja ma sain aru, et see oli vale. Ja ütlesime ka, et üleüldiselt siuke loomne asi see ei ole. See ei ole loomne asi või? See ei ole loomne asi. See ei ole... Siis ma võtan käe ja panen siia tagasi. No sellepärast ma ütlesingi, et ma vaatasin, tundsid liiga mugavalt. Aga see on selles suhtes võib-olla, kui... Jah, ma ütlen, seal on mingi sarnasused soolikaga on, aga ärge sinna liiga palju kinni jääga. Ei, ma juba ammu ei ole seal. Väga hea. Need on soolikad, mida inimesed kasutavad, aga need ei ole päris soolikad. Mingi sokk. Mingi sokk. Wow. Mingi lind. Mis sokk? Millist sokki saaks kasutada filtrina? Ja see on mingi asi, mille sa mingi venitad, mingi välja. Mingi sukapüks. Aga midagi, mis sa looduses venitaksid? See ei ole looduslik. Miks ta peab looduslik? Ei ole looduslik või? No aga... Nii, kes paneb vastuse loppu? Keegi teab või? Õige vastus on läbi käinud juba. Sukapüksid on õige. Ongi sukapüksid on õige vastus. Õige vastus. Ma ei teagi, kuidas me selle punktiga teeme nüüd. See on siuke... Ma annaks sinna pool punkti. Teil oli pool. Kuigi Sander ei kuula oma tiimikaaslast, aga ta ütleb korduvalt õigeid vastuseid. Ära sina hakka, kui meil mingid pered üldis. Räuskub küsimuste vastu, endal on vastused kõrval. See on nagu naise õde tuleb küll, et sa hakkad mingi ajama. Ega teil seal see dünaamika väga hea ei paista ole. Ma pean korraks seisma resk. Aga kusjuures midagi ei muuta. Ta seisab tooli ääre peal ka veel mõelda. Kui mõtled, ma tooli peale seisan. Ilmselt tuleb suht tihti. No et kui on ülemised, vahet ei ole. Lähme järgmise küsimuse. Järgmine küsimus on Tigranile. Enne kui turvavööd kohustuslikuks said, lõikasid autojuhid neid autodest välja. Mis oli nende põhjendus? Enne kui see julges kõrva mulle ma ei kuulda. Enne kui turvavööd kohustuslikuks said, lõikasid autojuhid neid kogu aeg autodest välja. Mis oli nende põhjendus? Mis see ettekääne oli? Jah. Sest sina ei kanna, vaata, on ju. Mis asja sa ajad? Mul on kõrval istuja vöö ka peal. Ja sul on suvereem, muidugi sul on kindlustus. Enne kui need kohustuslikuks said, kas sa võiksid vähemalt natukene vihjata, mis aastal need kohustuslikuks said? 1950-ndatel Volvo hakkas neid panema, paarkümmend aastat hiljem oli see. See oli Karli meetod öelda, et ta ei tea. Ma täpselt ei tea, mis aasta, sest see oli erinevates riikides. Aga see on siuke nagu tüüpiline ette. Mis on siuke ebamugav asi, mis sa mõtled, mis pähe tuleb, et kui turvavööd sa ei tahaks peale panna, mis võiks olla see põhjendus, miks sa ei taha seda peale panna? Mida see muudab? Mida see teeb sulle sobimatuks? Ülikond läheb kortsu. Õige vastus. Ja täpselt nii lihtne see oligi. Nii lihtne see ongi. Teeme suure aplausi, see oli äge punkt. Mitte kuskilt tuli praegu varastus ära. Ülikond läks kortsu, oli tõesti õige vastus. Thanks, Sander. Ei, ma sain targemaks. Ma nüüd ülikonnaga autosse istun. Kuna meil on hästi põnev atmosfäär praegu, ma teen ühe morbiidse küsimuse. Tee üks morbiidi küsimus. John Barry ja George Elioti hauad on sõjakalmistus üksteise vastas. Mis teeb selle asetuse sümboolseks? Esimese maailmasõja. Nad on mingi vennad, kes sõdisid eri poolel. Ei ole. Okei, aga see ei ongi meie vastus. Ma lihtsalt kontrollisin, kas sa üldse paned tähele. Oota, tüttere nime uuesti. John Parr ja George Eliot. Kas sa tead, kes need on? Jaa, peretuttavad. Kusjuures üks on teil selja taga ka. Oi vittu. Okei. Ma ei ole tähele pannud, mul on terve aja relv kukkunud. Ja ma võin öelda, et see mõlemale tiimile see oli vihje. Oli või? Kui sa... Sa loed samu vastuseid või? Sellepärast... Esimese maailmasõjakalmistuga on tegu. Kas... Sümboolne. Sümboolne asi või? Et äkki mõlemad olid juba suht kuradi otsa peal ja lasid üksteist maha või? Okei. Ise läksid morbiidseks. Ei, mõnes mõttes jah, kõik see on minu süü siin praegu. On. Just ütles seda. Ütles jah, ma vaatasin seda. Aga ei, see ei ole päris see. Kas te mäletate millal esimene maailmasõda oli üldse? No täiega mäletan.
tulime sealt müüri tagant ja siis bar ja see seal midagi sellest. 12 või 14 või mingi siuke või? Väga mööda või? 2012 või? Ma ei hakka isegi. 2012. Mis ta oli see 1900? 14 kuni 18. Oli 14, on ju? See ei muuda midagi ju. Aga kusjuures... Muuseas, see oli vihje. Täpselt, nendel aastatel on siin märgiline tähendus. Nad siis üks suri sõja esimesel, teine sõja viimasel päeval. Täiesti õige vastus. No ma ütleksin täpselt, et see oli kõige esimene ja viimane sõdur, kes hukkus. Teeme aplausi muidugi. Tõime ära. Nii, seis on 4-1. Ma olen jälle samas seisus, mis ennem. On ju huvitav, need kuradi võistkonnakaaslased sul kogu aeg. Nii, aga lähme järgmise küsimuse juurde. Seis on 4-1. Küsin. Nüüd ma räägin teile ühest isikust ja te peate mulle ütlema, mis oli tema töö. Rosa Matilda Richter, esineja nimega Zazel, oli 17-aastane neiu, kes elas Londonis. Ta pidi kolima USA-sse, sest tema tegevuse pärast kirjutati uued seadused, mis tegid inimeste elu ohutumaks. Kuigi ta sai töö käigus tihti vigastada, elas ta 77-aastaseks. Mis oli tema töö? See oli esineja nimi. Ei, kas sa ütlesid, ta nimi oli Richter või? Richter, jah. Kas tema järgi tehti see... Skaala või? Ja see maavärina see, et kuidas... Pubola. Ja siis ta oligi nagu valmis, kuskil hakkas värisema ja see ruttu kohal. Ei, ta oli Zazel ja ma võin teile nii palju öelda, see on suur vihje, aga ma arvan, et ma peaksin sulle ütlema, et tema töö oli tsirkusega seotud. Ja tema pärast kirjutati uued seadused lausa. Mis asjad tuleb, mõelge nüüd, mis asjad võisid olla tsirkuses? Kui te mõtlete, neid võisid olla, olidki tsirkuses vanasti? Loomaseadused. Ei olnud loomaseadustega seotud. See on asi, mida tema tegi, siis see oli nii-öelda soolo asi. Loomi ei olnud seal seotud. Mis on sellised ekstreemsemad asjad, mida... Hüppas läbi põleva rõnga? Ei, ta alustas köiel kõndjana, aga ta arenes sealt edasi. Lõpus kõndis tiigri seljas ringi või? Ta tegi üksi seda. Üksi, jah. Ilma loomadeta. See oli siuke soolo asi. Mõõganeela ja tule, mida? Ma ütlen väikse vihjena, see köiel kõndimisel, ta sihtis veel kõrgemal. Siit läks kõrgel kõndimine. Läks ja ei, see oli... No, kas ta siis hakkas mingi majade vahel käima ja siis sellele... Turvavõrk oli seal seotud isegi. See on üks siukene, see on päris ekstreemne... Läbi Grand Canyoni äkki või? Ei olnud see. See oli selles suhtes ikkagi tsirkuses koha peal tehtav asi, see on selline demonstratiivne asi, vaid see oli osa tema rutiinist. See oli rutiini osa. Temast sai üks asi, ta oli nagu esimene maailma, see asi, ta oli inim mingi asi. Pool ära. Kahur äkki või? Mis? Inimkahur. Õige vastus. See oli õige vastus. Praegu punane tiim ikka nopib. Väga hea. Kui saavad need otsa siin? Neil saavad, jah. 9 punkti võime saada. Ma ei taha siin ühelegi perele tülisid vahele teha, aga siit poolt tuleb ei mitte kanaaga ja siis sealt poolt järjest vastus. See dünaamika on lihtsalt siukene. Ei tule, jah. Meil on üks sang olemas. Ma näen, et siin paneks vahepeal ise punkte juurde. Ma õpin numbreid. Sa õpid numbreid, väga hea. Aga kui sa juba numbreid õpid, lähme järgmise küsimuse juurde. Teeme ühe küsimuse veel siis. Võiks isegi meil olema 7 küsimus juba nii. Kui tahad teha väikse lisavooru vahele. Teeme lisavooru, muudame natukene, teeme lisavooru. Mis meil täna plaanis on? Sander on minemas endast välja lisavooru alguses. Sa ei tunne mind. Osad lisavoorud meeldivad. Ja. Lisavoor on see, et mul on sisu kokku võetud maailmast tuntud raamatutest. Ja teie peate mulle ütlema, mis raamatuga on tegu. Ma elus 2 raamatut lugenud. Asi seegi. 2 rohkem kui manager. See uhke isa. Asi seegi. Praegu sa oma selle 2 raamatuga oled tolle võistkonna erudiit. Väga vabandan, ma olen lugenud väga palju raamatuid. Jah. Ta vabandas. Aga ma hakkame lugema. Nii, aga tuleb esimene raamat. Te võite karjuda kohe. Just, see on kiiruse peale. Karl on ise selle kokku jäänud, see on meelega siis eksitav. Nii et te teate neid raamatuid suure tõenäosusega. Kõik algab ühe väga tugeva kodanikuga. Ta käib mööda maad ringi, satub rünnakutele, päästab inimesi, ehmatab koletisi ja vahel... Herakles.
ka kogemata lõhub asju, sest tema jõud on liialdatud. Hulk. Vahel tuleb ette kohtumisi tegelastega, kes on vähem inimesed ja rohkem pigem metafoorid. Kalevipoeg. Kalevipoeg on õige vastus. Jälle see teeme aplausi. Pole vaja, sa hakkad väsitama teid. No nii, lähme järgmine. Kõik algab sellest, et keegi räägib mingist loomast, nagu oleks tegu rahvusliku legendiga, mille eest isegi metsavahid põgeneksid. Kesksel kohal on mees, kes eelistaks tegelikult rahulikku tubakat ja mõistlikke mõrvu, aga nüüd saadetakse ta keset nõmmesid ja udusid. Tema sõber püüab gaasisarnaselt täita rolli mõistlik tugi, aga tegelikult on mees lihtsalt mures. Loogika ja müstika põrkuvad, kuni selgub, et kõik oli natuke inimlik. Mida sa sonid? Siin teil oleks võib-olla deduktiivseid võimeid vaja seda ära arvata. No ma ütlen kohe ära, me jääme vait. Sherlock Holmes, see ei ole loogiline ju. On küll? On või? See on Baskervillide koer. Sherlock Holmes esimene. Seda ei taha, jah? Ei taha. Seda ei taha, okei. No teeme ühe veel. Teeme ühe veel. Ja nüüd tuleb mingi veel reitsim. Alguses on lihtsalt üks väikene koht, kus õhk on paks nooruse segadusest ja põhiküsimus paistab olevat, kas õppimine on üldse vajalik või saab ka sahkerdada. Kevade. Pipi-piksuk. Kevad on õige vastus. Jälle see aru. Kummitarsen ja piksuk võivad minna. Ei, aga see on hea teada, et sa näitasid, mida sa lugenud oled. Kas sul, kui sa loed, kas sul tuleb nagu pilt, nagu tuleb püsti, kui sa lehte keerad? Kui sa paned käe vastu, kas see tundub, nagu sa puutuksid jänkut? Sammetist. See on lõhnaõli seal sees ka. Me oleme ühe punkti. Praegu ongi lõhnaõli vajadus. Palju see seis on siis nüüd juba? No ärme räägi. Mitte hea või? Võib-olla siin tuleb väike gambling varsti. Siin on, me võib-olla paneme paar Kuulbeti panust siia teele, et see huvitavaks teha. Aga mis me teeme? Teeme ühe veel või lähme muu küsimuse juurde? Me võime muu küsimuse juurde. Lähme muu küsimuse juurde. Nii. Raamat, ja ma ütlen kõigepealt ingliskeelse nime, The Wreck of the Titan ehk siis Titani vrakk, räägib Titanicu loo sellest, kuidas suur reisilaev jäämäega kokku põrkeb ja põhja läheb. Mis teeb selle raamatu erakordseks? Mis teeb selle raamatu erakordseks? Sellest tehti film. Ei, see on päris tavaline. Mis teed? Mis nüüd tuleb? Äkki erakordseks teeb selle, et seal on rohkem detaile kui filmis. Ma ütlen erakordseks, see teeb selle võib-olla isegi natukene õõvastavaks. See on hea sõna võib-olla, õõvastav. No vaata, kui kõver mina olen Titanicut lugenud. See on hea pakkumine, aga see ei olnud nii. Sealt tulevad pildid välja, kui sa lahti. Väga õõvastav ja see Näed, jäämägi. Aga ei, vahepeal pakkus punane tiim ka, et kas ta oli ise seal peale, kirjutas selle koha pealt, ei olnud. Mis tegi selle õõvastavaks? Okei. Aga ütleme siis niimoodi, et ta kirjutas, ta oleks saanud olla selle laeva peal. Ma ütleks, et väike vihje veel juurdes, et see ei ole originaal pealkiri sellel raamatul. Kas see on nagu mingi kirjutatud enne Titanicut ja see on tegelikult mingi muu asja kohta ja siis nagu Simpsonid või? Täpselt nii, õige vastus. Ja, see kirjutati enne ära. Kas sa kujutad ette, kui sa lähed praegu Kuulbeti lehele, mis meie koefitsient? 3000. Tasub sõitma panna. See raamat kirjutati 14 aastat varem ja kirjeldas täpselt selle, kuidas see asi juhtub, mis need kõik nõrgad kohad olid, miks see katastroof nii suur oli ja siis hiljem, kui see Titanic uppus, siis pani ta lihtsalt vahetas selle peale. Selle pärast polegi mõtet lugeda raamatuid, vaata mitu inimest tappis. Raamat tegi seda edab. No raamatu järgi tehti. Raamatu järgi tehti õnnetus. Tule ehitame laevareis, siukseid Tajoba rahvast mahub peale ja lähme paneme matsu. Mitu küsimust jäänud on? See kõlas küll nagu su mingi. 8-1. Ja see isegi kõiki punkte vastu võtnud. Päriselt või? On läinud, jah. Okei. Nii. Aga lähme järgmise küsimuse juurde. Proovime. Anname võimaluse. Võib-olla tõstame punktiskoore. No seda te kindlasti teate, poisid. Nii. Mõtle, kui lollina sellest nüüd tuleb. Mis värvi oli esimene huulepulk ja millest seda tehti?
no... Peet. Muuseas, päris huvitav vastus, sellepärast Peet on naturaalne värvaine, aga see on vale vastus. Värv on ka vaja välja öelda. Ja võid punane, ma arvan. Seaveri. Ei. Seaveri. See ei jää kauaks. Ma arvan, et kõige parem strateegia on siin kõigepealt värv paika panna ja siis edasi minna. Jah. Mõelge, mis värv. Alustame sellest. Punane see ei ole. Punane see ei ole. Mitte punane, aga sinine. Õige nagu. Õige vastus. Oot, rahu. Üks punkt teile, Aga nüüd on see teine osa küsimusest. Millest seda tehti? Nüüd sa mõtled see, mis päriselt küsimus oli. Aga millest tehti sinist huulepulka? Ja, millest võis teha? Mustikas. Peksti nagu siniseks. Ei, see on kindel ei. See on lapsesõbralik saad. Jah. Tigranniga. Kuulbet. Lapsed võivad hasartmängude peale mõelda. Viimane aeg alustada. See on üpris, ma olen keerukas vastus isegi. No selles mõttes, et ma ei tahagi täpselt seda nime sellele asjale, aga mis asi see võis nagu olla? Mis on niisugune asi, mis on võib-olla isegi kallis, leiad kuskilt, saad ja kasutad seda ära. Mis on naturaalne pigment? Kus sa saaksid naturaalset pigmenti? Piljardikriit. Päris... See on päris hea. See on päris hea. Küll. Kas peaks punkti andma? Ei, me nii ka ei saa. Ei, no neil on vaja. Ei, no kus sa annad, vaata, siin ei ole nagu nii midagi. Aga mis see võiks olla? Esi nüüd kiiruse peale, kas tuleb midagi pähe, millest seda pigmenti võiks saada? Mis on sinine naturaalselt, kus sa saad? See on sest vanasti sinine oli üks nagu haruldane värv üldse. See on ka mingisugune kuradi... Ei, see ei ole see putukatest tehti punast, on ju. Jaa. Just. Mingi 8 jala tint või? Nice. Päris hea. Me võtame selle. See on vale vastus. Keegi on ka, ei. Kus on sööda? Ma ütlen õige vastus ära, see oli purustatud siis vääriskividest. Lapis lasuuli on see päris õige sõna. Minecraft. Aga jaa. Minecraftis on lapis lasuulit, jaa. Täpselt samast asjalt tehakse Minecraftis sinist. Õige vastus, ta oleks... Aga kui ma oleks öelnud lapis lasuuli, aga sa ei arvanud, ma enda piirik. See oli siis nagu enne Peeti, tahad öelda? Jaa, see oli vanas Mesopotaamias, jaa. Läksime tagasi Mesopotaamiasse. See oli sihtotstarbeline, siis võib-olla peediga, võib-olla keegi varem tegi juba peediga, aga see oli siis sihtotstarbeline huulepulk. Nii, kuule, aga ma arvan, me peame võtma nüüd viimase küsimuse. Kas me tõstame panuseid ka? Kas me teeme midagi? Ei, no siin ei aita enam midagi. Kui sa isegi paned ühe õige vastusest 5 punkti, me saame julmalt sauna. Tahad 7 peale teha või? Ei, sest kui me saame, Eerik... Ta ei taha võlgu. 15-1, siis ma lähen jalapaidere. Tavai, paneme ikka 1 punkti peale. Paneme 1 punkti peale. Sest et häbi on juba. Okei. Siin peal üks näitab. Pole põhjust. Aga teeme. Ma annan valiku nagu ikka viimasega, et mis teemad ka on. Muidugi, aga anname seekord sinisele tiimile valiku. Valik siis on ajaloolised kirjad või traditsioonid. Ja kolmas? Soome traditsioonid. Kolmas on, mis mul... Traditsioonid. No ma juba teinud. Okei, see on ka traditsioon tegelikult mõnes mõttes. Aga võtsid sellest teisest küsimuse? Võtsin, jah. Okei, küsime siis tegelikult ajaloo küsimus naiste hääleõiguse kohta. Millise valite, poisid? Millal või? Millise? Mis asja? Ma ei saa aru. Ei, ma annan teile... Okei, see on võib-olla liiga raske. Ma andsin teile teemavalikut praegu. Ma andsin teile 3 valikut, et millist küsimus... Traditsioonid. Teeme traditsioonid. Pane endale, eks jah. Pane punkt. Paneks punkt. Mis asja sa ütlesid, et teema ju. Jaa, aga no vaata, kui nüüd 3 juba. Ja nüüd ma küsin küsimusega. Küsime sellise küsimuse. Minu meelest ma ise arvan, et ma olen seda kunagi juba koomikutes küsimustes küsinud, aga ma ei leidnud üheski seda üles oma notesidest. Kust on sõna mesinädalad oma alguse saanud? Midagi tehti iga päev terve kuu faasi, ehk siis 30 päeva. Mida tehti terve kuu aega, et saada sõna mesinädalad?
kui sa läheksid mesinädalatele, see oleks 30 päeva, mida sa teeksid? Terve selle 30 päeva ja sellest oleks lausa nimi pärast. Sumiseks ringi. See on punkti või? On veel mingi? Mis keelest see pärit on? See on inglise keelest. Ehk siis honeymoon tähendab sama inglise keelne honeymoon ja ka Eesti mesinädalat. Jaa, aga selles suhtes vastuse puhul nagu see mesi ja see on õige suund, kuhu minna. See ingliskeelne on sama tõlgendusega. Sest ingliskeeles honeymoon tähendab see kuufaas. Honey on nagu sa ütled enda naisele honey on ju. Honey. Ja siis moon on nagu Peppu. Et siis see on see naise Peppu. Jumal tänatud, et tema välja. Ühesõnaga, et see on niisugune meelitav kompliment naise tagumikule. Hane Peppu. Kuu aega Hane Pepput, jah? Vale vastus. Väga vale vastus. Ei, ma ei anna hinnangut. Nii. Aga lähme korra punase tiimi juurde ka. Mis teie arvate, kust tuli mesinädalat? 30 päeva. Midagi tegid. Jaa, nii inglise keeles kui eesti keeles on see mesi. See pidi head õnne tooma. Ma arvan, et meega tegid midagi. Aga mida tehti meega? Mida sa meega teha saad üldse? Mis on need asjad, mis pähe tulevad? Vihjed, palun. See on üks, see on seotud, see ei ole otse, jah, meega, see on mee toode. Ühe mee tootega. Joodi teed. Vesi. Mitte päris tee. Mida veel saab teha? Sul oli tea party kuu aega. Pesti 11 mingi mesilasvaha seebiga. See oleks väga keskaegne asi, aga ei. Ma nägin, kuidas Karl läks mõne. Tead, kui sa saad randomilt teada, mis su sõbra fetis on. Praegu korraks see, nagu see pilt pruudile nurka, nagu sa pesed mind. Võtab päriselt. Ei, mitte Rahu. Ühesõnaga, ma ütleks vahepeal, kui me proovime siin juba annan vihjeid, siis tegelikult meil on siin juba õige suund korra leitud, et joogiteema on selles suhtes õige. Mis jooke veel mees saab teha? Mõdu. Kali. Õige vastus tuli ära. Õige vastus oli mõdu. Joodi mõdu iga päev kuu aega. USA-s. Inglismaa. Ei no teeme väikse aplausi, see oli meie tänase saate viimane punkt. Viimane punkt, väga kihvt. Tahate endale või? Ei. Pane üks veel. Pane. Tegelikult oleks taht, et jääks ühe peale. Võtke teie üks maha meie jaoks tõst. Võime. Ma võtsin just. No väga hea. Ühesõnaga, meil on punktid ja tulemused on teada. Aga enne veel, kui me kuulutame saate lõppenuks, teeme väikse promonurga ka. Alustame seekord punasest tiimist. Sander, mida sinul promod on? Minul on promod see, et ma lähen järgmine nädal ühele suurepärasele kontsertile, millest Max kohe lähemalt räägib. 29. november, Kultuurikatlus, album Esikas. Tulge, see vend on ka see vasakpoolne. Ta küsis listi mingi 3 korda. Terve saate. Ühesõnaga... Ja kust inimesed piletid leiavad? Tiketseerikmax.ee. Meil on ka veebile. Paneme veebile siis alla infosse ka. Ja ühesõnaga, kontsert on midagi veel tulemas, on midagi veel, mille tegemistega rahvas peaks kursis olema. Eesti Laulul. Kuulake albumit. Eesti Laulul lähme. Vägev, ühesõnaga... Kus see aasta Eurovisioon on? Viinis. Batteripurgil ka. Jaa, me on batteripurgil ka. Ära kurat, see ei ole kasulik. Aga Kuulbett. See on kasulik. Aga ühesõnaga, me siis teame, et teil on albumi esituskontsert tulemas, teil olete Eesti Laulul, teil on väga palju asju tulemas. Stiks, mis sul tulemas on? Mul on tulemas stand. Wow. Sorry. Nüüd paned mul Nüüd pead küll listi. Nüüd paned listi reis. Plus 3 vähe. Minul on stand-up tuur tulemas üle Eesti. No tütt on lihtsalt tuur. Kas sa keerad enda mütsis ühe korra veel? See ei ole keerad. Tahad näha, mis siin all toimub? Ei. 18. novembrist alates Paidest, lõpetades Tallinnaga. Tallinnas võib-olla tuleb lisaetendus kuskil nädalavahetus, aga on välja müüdud Saaremaa, Pärnu, Orissaare. Saaremaa ja Orissaare on erinevad.
kas sa Türil ei tee või? Kes see muidu oli sul see marketing geenius, kes ütles, et talvine Orissaare on see kuhu? Ei, ma mõtlesin, et ma lähen lihtsalt üle pika aja Orissaarde. Mina olingi see marketing. Oled muidu ka käinud talvel või? Vot ei ole, sellepärast ma tahtsin. Konkreetselt see kuradi staadioni tamm käib ka mandril puhkamas. Jaa, tulge palun Orissaarde. Okei, ühesõnaga piletid Fientast. Minu koduleht on Fienta. Pluss Orissaare show'le praamid.ee. Väga äge, aga meie tänast saate on võitnud Punane tiim. Teeme suure aplausi Sander Õigus. Külas oli Max. Teeme suure aplausi Sinisele tiimile. Siin oli Tigran koos Pisserikuga. Suur aitäh külalistele, suur aitäh kaptenitele, suur aitäh külalistele küsimuste. Karl oli Varma, mina olin Kaspar Vikervilde saatejuht. Mõnusat õhtut. Ciao! Koomikud ja küsimused toob teieni Kuulbet. Aitäh, et vaatasid ja siinkohal ütleks suur aitäh meie suurele sponsorile Kuulbet, meie produktsioonitiimile Vin TV-st ja muidugi teile, et vaatasite. Kui tahate meid paremini toetada, pange väike subscribe meie kanalile, pange like videole ja täpselt nii meie vaatajaskond saabki kasvada. Aitäh teile!